mina soovitaksin küll kõigil, kes ikkagi koristusega tegelevad, tuleks koolitusel osaleda, puhastuseksperdi koolitusel, sellepärast et see, mis sa sealt saad, see on nii vägev algus ja kõik uksed on avatud. Mina soovitaksin puhastuseksperdi koolitustele minna inimestel, kes tahaksid teha kannapööret oma elus. Vähemalt enda kogemuse põhjalt, et kui sa ei ole rahul millega sa võib-olla tegeled või oma eluga või kuidagi sa tahaksid olla loovam või sulle meeldib näiteks koristamine, et siis tegelikult ma väga julgustaks, et see ala ei pruugi olla nii, et sa oled alamakstud ja sa oled nagu ori või midagi, et vastupidi, et tegelikult minu jaoks hoopis muutus see, et ma hakkasin enda aja peremeheks ja mul on palju rohkem vabadust kui kunagi varem. Et see on maailma parim otsus, mida ma olen elu jooksul teinud ja ma küll täna ei saa öelda, et kas ma seda teen ka 10 või 20 aasta pärast, aga ma olen seda 3 aastat teinud ja tead, ma saan veel rohkem nagu, ma hetkel naudin isegi võib-olla rohkem kui esimene aasta seda ja see power nagu, see ainult kasvab. Ja sa ei pea jääma ainult näiteks lihtsaks puhastusteeninguks, sa saad edasi õppida, sa saad objektijuhiks õppida, sa saad eripuhastustöid õppida, et tegelikult see valdkond on palju suurem. Vaata, kui sa teed seda tööd mitte töö pärast, vaid see ongi see, et see on väljakutse. Ja täiega challenge ja ongi põnev ja veel äge seltskond. Ja tegelikult sa ei tahagi sellest mitte midagi saada. Meie Ragnega tegelikult oleme leidnud oma elukutsumuse ju selles, vaata. Elukutse. See ongi kõik, mis me oleme, nagu, et me elamegi seda ja me fännamegi seda. Ja see tähendab seda, sa annad selle edasi. Et sa tuld täis. Kui see on sinu elukutse, siis sa põled. Ja see on nagu leek, mis ei lähe ära. Ja sa annad seda edasi ka teistele ja sütitab ka teisi. Ja siis ongi selline tõrviku kandmine. Sütitad, järgmine sütitab, järgmine. Tuua seda puhastusteenindust välja sellisel viisil, et see on väga hea ala. See on väga hästi väljakutset pakub, see on ala ka, kus ei ole nii, et ma olen ainult miinimumpalga peal näiteks. Et tekitada sellist paremat imidžit selles, sest tegelikult me oleme elavad näited, et see on võimalik. Ja me ei tee seda silmad maas. Et võingi uhkusega öelda, et ma olen koristaja. Sama, ma olen täie uhkusega. Jah, et tuli põleb. Siis käis.